Ülevaate, kuidas koolidel läheb. Oleme jõudnud Parksepa keskkooli juurde ja Kaido Kaas, tehnoloogiaõpetaja, on Parksepa keskkooli juhendamas. Ma enne, kui olin Merivälja kooli juures, mõtlesin, et Merivälja kool on niivõrd eriline kool täna, sest et nende meeskonnas on 2 tüdrukut. Ja ma vaatan ka praegu, et teil on Killu, Kristiin ja Kadi ja tuleb välja, et Parksepa keskkool on selline väga äge kool, kus tehnoloogia tundides, ehk siis vana mõiste järgi tööõpetuses käivad ka tüdrukud. Meil on jah, osades klassides on tüdrukud poiste poolele üle tulnud. On praegu 6. klassis on tüdrukuid, kes õppivad ka aastaringselt tehnoloogiat. 9. klassis on üsna mitu tüdrukut tehnoloogias. Ja tulijaid olisi isegi rohkem võib-olla, aga lihtsalt ruumi ei ole. Aga selle iga aasta selle ühe, kui see vahetuse teeme ikkagi ära ja tüdrukud teevad täpselt samalt tööd, mida poisid ja üldiselt neile meeldib. Kuidas te, Kaido, suhtute sellistesse projektidesse, nagu täna me siin näeme, et noored ehitavad need Goldbergi masinad, et kuidas see aitab noortele seda inseneeriat selgeks teha? Inseneeriat, kas nii palju, aga see annab meile hasarti ja eks nad mõtlevad selle asja juures igasuguseid muid süsteeme ka juurde ja kui me selle süsteemi siin kokku panime, esialgu istusime maha, vaatasime ainult ükskord ühe lühikese video ära ja siis me üritasime mitte teisi eriti koopereerida, aga hakatagi oma liini täiesti ajama. Meil oli see aeg küll hästi lühike, mis me saime teha, ainult oktoobrikuus alustasime. Ja mul on veel see õnnetus, et ma lisaks Parksepal on veel 3 või 2 koolis tunde, kokku 3 koolis, siis see aeg, mis neile jäi natukene väheks. Et istusimegi kooli vahel seal koos ja meisterdasime päev otsa ja üleeile õhtul panime seal pimedani välja ja eile veel meil masin päris hästi ei töötanud, võib-olla täna saab tööle, ei tea. Kes tegelikult teie koos noortega oletegi täiesti õhinapõhised viimased kuu aega vabast ajast käinud koos ja seda masinat ehitanud? Jah, mitte ainult viimased kuu aega. Neid igasugused konkursse, kus me oleme käinud, kus me oleme võitnud ja kus me oleme osalenud, on hästi palju. Need iga aasta ikka mingi 2-3 konkurssi. Eelmise aasta me võitsime Ekolansi konkurssi ära. Saime tasuta reisi Riiga, nii et Riiast tuli meile bussi järgi, viis Riiga, tõi tagasi, läks uuesti tühjalt Riiga tagasi. Et lõpusel asjal meil hästi palju on kogu aeg. Kahju on, et õpilaste usinus hakkab natuke viimasel vähemaks jääma, et enam meil on sellist hasarti nagu vanasti. Aga see rühm on praegu hästi tore. No kui teil siis hästi läheb, siis sellel korral äkki tuleb laev teile järgi ja saate Rootsi minna? No Rootsis me käinud ei ole veel, jah. Kuulge, aga vaatame nüüd selle masina üle. Kes teil kõige paremini oskab siis selgitada, et milline see teie Goldbergi masin on, kus kohas on see start ja kuidas see finišisse siis jõuab? Vaatame kõik täitsa etapiliselt üle. Kes tuleb? Või pean mina rääkima või? Ma ei tea, võib-olla keegi koolinoortest. Kristjan, tule siia. Või Killu. Kõik on nii häbelikud, ma arvan, et Kaido. Oi, väga tore, Sten. Palun räägi. Talis, hea küll, seekord siis Talis. Parksepa keskkooli Goldbergi masin. Teil on siin väga palju selliseid elemente, mida ma mujal pole küll, teil on kasturinil kaanet, teil on seal vilkur, teil on siin ka üks velg, teil on kastekann. Räägi nüüd step by step, samm-sammult, kuidas teie masin töötab? Kõigepealt tulebki siis seal astuda sellele astmele. Lähme sinna täpselt. Tuleb astuda astmele ja see ühendab klemmid ja seal avab 3 kuulikest, mis veerevad järjest allapoole. Et äkki lähme sinna. Ja siis need kuulid jooksevadki siit mööda neid renne alla ja jõuavad sinna sellesse kaalukausile. Ja see avab omakorda selle auto, mis tänu mõõdulindile kinnitab õhupallile otsa ja purustab selle. Siis tänu sellele läheb pudel alla sinna ämbrisse ja see avab omakorda kastekannu, kust hakkab vesi jooksma järgnevasse anumasse. Siis kui vesi on piisavalt palju jooksnud, siis tõuseb ujuk üles ja tänu metalltraadile avab kuulikese, mis jookseb ühele lõksule otsa. See lõks on siin, mida me näeb. Ja see avab omakorda selle noa, mis läheb hiirelõksule pihta. Ja hiirelõks tõmbab nöörist
pulga selle velje küljest ära ja velg lükkab palli mööda viimast trenni veerema. Ja lüliti paneb tööle selle vilkuri, mis on siin posti otsas. Ja lõpus läheb pall joonlaua vastu, mis lükkab raamatu vastu viimast elementi, mis päästab palli lahti. Talis, kas saaks demoga teha või on juba kõik demod tehtud ja olete valmis stardiks? Päris valmis veel ei ole, tuleb veel katsetada. Äkki me saame praegu siin otse-eetris teha ühe katsutuse? Võib proovida küll, jah. Kas ma võin ise äkki astuda sinna peale? Nii, no nii. Ühendame viimased lülid ära ja mul on see suurepärane võimalus ise anda start sellele masinale. Kuulge, ma olen väga õnnelik, ma olen praegu nii käbi täis, nagu öeldakse Kesk-Eestis. Kuidas nüüd sellega on, et ma seda masinat siin nüüd vaatan, et kui palju on see sellist lihtsalt loovat mõtlemist ja kui palju on siin täppisteadust ja matemaatikat? No siin on rohkem on ikkagi loovust, ütleme niimoodi ausalt. Et matemaatikaga ega me eriti ei arvestanud, siin me proovisime, läks nii, läks naa, läks kehvasti, hakkasime otsast pihta jälle, tuli mingi uus lülitus kuskile vahele teha. Ja meie robotid ei kasutanud. Kaido, kas selle kuu aja jooksul, kui noored on seda asja nüüd ehitanud, kas pisaraid ka nägite? Oi, see oli teisipäeval kooli vaheajal, õhtu oli kuskil kell 4-5, kas jätame pooleli? Ei, aga kõik olid nii mornid, ei tööta ja siis, kui me saime tööle, oli 11 sekundit ainult ja vaja on 30. Aga mis see kõige keerulisem moment selle asja juures on, kus on? Aga ma mõtlen, et see kogu siin konstruktsioonis, et kus te mõtlete, et kas see kuulike jääb äkki seisma ja siis on kõik? No siin meil praegu jooksevad nöörid kinni kogu aeg. Miks? Täna jooksevad nöörid kinni, eile oli jälle kuulid jooksnud õige koha, täna on kuulid korras, see on, õnne on siin palju asja vaja juhust ka. Nüüd vaatame, kas õnn ja juhus on meie poole peal ja nagu ma aru saan, siis mul on võimalus end käima panna. Suurepärane, ma võin olla Fortuna. Nii, poisid, kas ma võin nüüd astuda siia peale? Okei, nii, kas ma ronin 2 jalaga sinna peale? Piisab ühest jalast, ma arvan. Selge, ma panen jala peale ja sa ütle, mille ma jala pean ära võtma. 1, 2, 3. No nii, käima ta läks. Ja jäigi kinni. Okei, aga teeme siis uuesti, sellepärast, et ka päris võistlusel on ju 2 katset. Nii et katki ei ole veel mitte midagi. Võtame need kuulid sealt välja, paneme need stardiasendisse tagasi. No kuule, kas teil on ka praegu närv hästi püsti? On küll, et me kardame, et aeg läheb üle või tuleb puudu. Kuidas teil praegu kõige parem aeg on siis olnud? Me täpset aega ei olegi veel mõõtnud, nii et ei tea veel. Nüüd hakkasime just mõõtnud. Täpset aega veel mõõtnud ei ole. Ma tean, et siin üks konkurent sai juba 29,9 sekundit. Et ma ei taha teile küll pinget peale panna, aga sellised lood on. Kas ma võin nüüd uuesti proovida? No nii, katse 2, Parksepa keskkool. Ma saan aru, et võib-olla ongi asi minus äkki ma ei sobi teile. Aga katse 2, Parksepa keskkool algab nüüd. Nii, kuulid said veerema. Nii. Praegu siis... Vesi jookseb. Et see vesi ongi ainukene asi, millega me saame aega reguleerida. Nii, mis aeg on? 35, nii. Kuulge, teil on täpselt 3 tundi aega, et asja veel timmida. Ma saan aru, et see vees on praegu küsimus. Jah. Et hakkate nüüd vett timmima, et siis 5 sekundit maha saada. Natukene allapoole jälle. Et mida kauem ta tõuseb, seda kauem läheb aega. Mis te arvate, mitu katset peab veel tegema enne, kui kell 2 saab startida? Oi, nii on palju veel.
ja teeme nii, nagu jõuame ja läheb nagu läheb. Edu! Nüüd oleme ikka, me tulime siia kohale. Absoluutselt edu ja jõudu võistluseks Parksepa keskkoolile!